Jälle tuhka päev, suur paast on käes ja võib-olla tekib küsimus, mida ma pean tegema, kuidas ma elan selle aja jooksul. Väga huvitav, et me tihti teame, kuidas peab muutuma maailm, teised inimesed, aga ei tea, mida teha iseendaga. Ekstreemse ristitee moto, ekstreemse ristitee, mis toimus ka Eestis möödunud aastatel, toimub ka sel aastal ja selle moto on: muutes iseennast, muudame maailma paremaks. Muutes iseennast, muudame maailma paremaks. Ja võib-olla siin on väga hea vastus, mida me peame tegema. Mõtisklegem selle üle, kuidas me muutume paremaks. Mõtisklegem ka selle üle, mis tähendab muutuma paremaks. Tuletan teile meelde möödunud pühapäeva evangeeliumi sõnu. Aga miks sa näed pindu oma venna silmis, palgi iseenese silmas, aga ei näe? Jälle seesama lause. Mõtleme väga tihti teistest inimestest, kuidas nad peavad käituma, mida nad peavad tegema ja kuidas me suudame aidata neid. Aga mis see tähendab muutma iseennast? Kuidas ma võin elada niimoodi, et elada koos Jumalaga? Ja miks ma ei saa noomida oma vendi? Lugesin üleeile Hiobi raamatust niisuguseid sõnu, loen teile. Mäletate, kui Hiobiga toimus see, mis toimus ja ta oli väga õnnetu. Tema sõbrad tulid tema juurde ja tahtsid teda lohutada. Aga enne seda toimus midagi niisugust. Siis nad istusid maas koos temaga 7 päeva ja 7 ööd ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. 7 päeva ja 7 ööd. Kas me suudaksime, kui me näeme teiste inimeste vigu, natukene oodata? Võib-olla mitte 7 päeva, aga vähemalt pool tundi enne seda, kui ma hakkan õpetama, kuidas ta peab käituma. Ma pean lihtsalt olema koos selle inimesega. Ja võib-olla see on esimene muudatus, mis on väga tähtis meie kõikide jaoks. Mitte hakata õpetama, aga lihtsalt olla teiste inimestega. Aru saada, miks nad niimoodi käituvad. Miks toimuvad niisugused erinevad, võib-olla halvad sündmused maailmas. Miks inimesed ei saa leppida oma vahel. Miks toimub see, mis toimub. Ma ei saa võib-olla aidata, ma ei saa lahendada. Ma võin palvetada nende inimeste eest, näiteks ma võin palvetada rahu eest, aga eelkõige ma pean palvetama selle eest, et mina elaksin koos Jumalaga, et minu jaoks kõige tähtsam oleks armastada Jumalat, armastada ligimesi. Vastame iseennale ausalt, kas me armastame teisi inimesi, kui me püüame nii-öelda aidata neid, kui me püüame öelda neile, mida nad peavad tegema, kui me lahendame erinevaid olukordi. Kas me tõesti armastame inimesi või meile midagi ei meeldi ja me tahame, et oleks teistmoodi. Palvetame eelkõige, et me oleksime eelkõige inimesed, kes suudavad armastada sellepärast, et me oleme koos Jumalaga.